Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist. Mul on rõõm kõiki tervitada väga kuumast ja valavast Belgiast, kus on circa 30 kraadi kuuma. Aga nagu ma uudisest nägin, et siis ka Eestis on ilus suvine kuumalaine kohale jõudnud üle 30 kraadi järgmised 4-5 päeva vist. Nii et kelle vähegi võimalus, minge kindlasti ujuma, ärge mõelge poliitikas, sest ilmselgelt poliitikas on liiga palju hulle ja rumalust ja see rikub palju rohkem närve, kui see asi väärt on. Nii et nautige suve. Aga sellest hoolimata, kui te siiski vaatate videot ja tahate oma närve rikkuda poliitikaga, siis ma üritan teile pakkuda võimalikult palju värsket informatsiooni siit parlamendist, mis on toimunud viimastel päevadel ja mis on veel siin lähipäeval toimumas. Tulin just praegu muidu komisjoni istungilt, milleks on siis väliskomisjoni alamkomisjon kaitseküsimustes, lühendiga SEDE, kus on väga põnev arutelu praegust algamas, milleks on Hiina sõjalise võimekuse kasv. Ma täiesti huviga lähen nüüdki peale selle videosalvestust kuulama seda ülevaadet ja raportit, mis on sellel teemal koostatud, et millis on siis prognoosid ja ette ennustatav tulevikustsenaarium Hiina osas, mis puudutab nende sõjalist võimekust ja ambitsioone. Samuti olin just praegu samas komisjoni istungil, kus oli eelmine päevakorrapunkt, millest oli juttu, oli kliimapoliitika ja kliimamuutuste seos siis kaitse koostööle ja julgeolekule, et kuidas muutuvad siis suuremate maailma juhtriikide sõjalised võimekused ja soov sekkuda mingitesse riikidesse juhul, kui on tulemas kliimakatastroofid, kui jäämäed sulavad ja jääkarud surevad, siis kuidas sõjaväed saavad sekkuda. Oli selline ülevaatlik informatsiooni jagamine. Lisaks eile osalesin komisjoni istungitel, näiteks põhiseaduskomisjon, kus ma olen siis asendusliikmena, oli teemaks Euroopa tulevikukonverents. Ma olen seda mõned korrad ka maininud, et on tulemas Euroopa tulevikukonverents. Nimelt 2 aastat tagasi kuulutas siis Prantsuse president Emmanuel Macron, et on vaja suurt konverentsi. Konverentsi, kus siis erinevad osapooled üle Euroopa Liidu, ehk siis nii rahvusparlamenti liikmed, Euroopa Parlamenti liikmed, elanike esindajad, kodanikkond, ehk siis eelkõige me räägime mingitest MTÜ-dest ja NGO-dest, mis on eelkõige ikkagi Euroopa Liidu meelsed ja tahavad, et oleks rohkem võimu Euroopa Komisjonil, et ühiselt lahendada probleeme, aga selleks, et ühiselt probleeme lahendada, andke võimu rohkem ära ja te ise närige muru. Ja loomulikult on siis nii-öelda õiged kodanike organisatsioonid välja valitud, kes siis esindavad justkui 440 miljonit Euroopa Liidu elanikku. Ja see konverents pidi algama eelmine aasta, eelmisel kevadel, kuid kuna tuli selline tore asi nagu Hiina viirus, siis see asi lükkus edasi aasta võrra. Ja nüüd siis sellel aastal on nüüd kohe algamas Euroopa tulevikukonverents, kus osalen ka mina, ehk siis Euroopa Parlamendist, kus on kokku 705 liiget, saab osaleda sellel konverentsil, mis kestab nüüd järgmised terve aasta aega, saab osaleda 108 Euroopa Parlamendi liiget ja siis omakorda erinevatest poliitgruppidest. Vastavalt poliitgruppide suurusele saab siis iga grupp teatud portsu liikmeid. Näiteks meie poliitgrupp Identiteet ja demokraatia sai 11 liiget 108-st Tehonti süsteemi järgi. Ja sellest 11 liikmest olen mina üks osaleja sellel konverentsil. Ja minu teada ma olen ka vist ainukene eestlane, et ülejäänud 6 Euroopa Parlamendi saadikut, kes on Eestist valitud, ei saanud sinna. Kas ei soovinud või ei saanud, kuna kohti lihtsalt jätkunud neile. Nii et mul on selles mõttes väga hea meel, et ma olen vähemalt ainukene eestlane ja mul on hea meel, et see eestlane on ikkagi konservatiiv ja põhimõtteline Euroopa Liidu skeptik, kes ei usu, et Euroopa Liidu tulevik peaks olema helge ja ilus siis, kui me anname rohkem võimu ära, oleme nõus kõikide kliimahullustega, ühtsete maksusüsteemidega, me oleme nõus oma majandust tapma sellepärast, et mingid Euroopa Komisjoni ametnikud ja bürokraadid arvavad, et see on hea ja ilus ja seega me peame kõik üle võtma, mis siit Brüsselist on tulemas. Nii et mul on väga hea meel, et mina just olen seal konverentsi. Kuigi ma ei usu, et sellest nüüd väga palju suurt efekti ja mõju on, kuna see konverents sisuliselt ei oma mingisugust õiguslikku võimu. Ehk siis kõik need arutelud ja debatid, mis peetakse, on tegelikult sooja õhu võngutamine ja tekitab see tunde, et sai midagi tarka öeldud, kuid õnneks see ei loo meile mingeid õiguslikke sidemeid. Pigem see annab sellise poliitilise platvormi, et esindada oma visioon ja nägemus Euroopa tulevikust. Ja nüüd see esimene siis avaistung saab olema laupäeval Strasbourgis, kus on selline nii-öelda sümboolne avaistung. Ja seejärel saab olema, kui ma õigesti mäletan, 6 plenaaristungit.
järgmise aasta jooksul, kus siis on kõik erinevad teemad, Euroopa Liidu tulevik näiteks välispoliitikas, kaitsepoliitikas, majanduspoliitikas, rohepöördes, kliimapoliitikas, migratsioonis, kõiges. Nii et ma huviga täiesti ootan, et kuidas see asi hakkab välja nägema ja kus me oleme siis aasta pärast selle konverentsi lõpptulemustega. Aga kogu see teema oli siis eile põhiseaduskomisjoni laual, kus ülevaate andis Guy Verhofstadt. Ma arvan, et kõik poliitikahuvilised ja jälgijad teavad seda nime, kunagine pikaaegne Belgia peaminister, kes on veendunud euroföderalist, kes on ka kirjutanud eraldi lausa raamatu sellel teemal, et kuidas ainukene võimalik stsenaarium tulevikuks ongi Euroopa Liidu ühisriik ehk siis föderatsioon, kus kõik poliitikavaldkonnad on allutatud ühtsetele alustele. Ja tema on siis Euroopa Parlamendi vastutaja kogu selle konverentsi korralduse eest, mis puudutab Euroopa Parlamendi osalust sellel Euroopa Liidu tuleviku konverentsil. Ja tema andis siis ülevaate, ka minul oli väike sõnavõtt selles komisjonis. See video peaks varsti valmis olema, minu väga tubli tehniline abi, kes kõik modereerib neid videosid ja ka praegust videot näiteks aitab modereerida pärast. Ta saab kohe selle töö valmis, nii et siis peaks varsti olema ka see minu väike sõnavõtt seal põhiseaduskomisjonis üleval veebis vaatamiseks nii sotsiaalmeedias, Facebookis, YouTube'is, kus kindlasti pange see subscribe, et jälgite minu kanalit, et ikka me levitaksime seda head propagandat võimalikult suurte massideni. Ja oma selles sõnavõtus põhiseaduskomisjonis, mida te varsti saate ka näha, siis ma tuletasin meelde, et aastatel 2016-17 kui oli veel Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, tuli ta välja algatusega, milleks oli valge raamat. Valge raamat 5 võimaliku stsenaariumiga Euroopa tuleviku jaoks. 5 stsenaariumit, kus näiteks üks oli siis, et on status quo, jääb nii nagu on, et ei liha ega kala, et pooleldi föderatsioon, samas pooleldi ei ole ka, et osad küsimused on reguleeritud ühtsel tasemel, Euroopa Liidu tasemel ja mõned asjad on ikkagi liikmesriikide pädevuses õnneks veel. Siis on teine stsenaarium oli see, et suurema föderatsiooni poole kiiremini ja jõulisemalt. Kolmas oli, et mitmekiiruseline Euroopa, et osa Euroopast, Euroopa Liidust siis liigub edasi föderatsiooni suunas, osa jääb midagi muud tegema, nagu meil täna juba tegelikult on. Näiteks on riigid, kes on eurotsoonis, kes kasutavad eurot rahaühikuna ja on riigid, kes on siiamaani õnneks säilitanud oma suveräänse valuuta, näiteks Poola žlott, Ungari forint, Taani kroon. Ja see on nagu mitmekiiruseline ja samuti oli üks variant sellest stsenaariumist, mille Juncker välja pakkus tagasi ajalukku, ehk siis tagasi alusväärtuste juurde, milleks Euroopa Liit loodi, milleks oli majanduslik koostöö, vaba kaubandus, vaba liikumine ja sellisena ta toimis väga hästi. Kuid loomulikult juba siis Euroopa Liidu isad tunnistasid, et tegelik eesmärk on siiski tulevikus jõuda föderatsioonini. Lihtsalt see majanduslik koostöö on selline asi, mis hakkab riigid omavahel piisavalt kokku siduma, et siis minna järgmise sammude edasi põhjendusega või ettekäändaga näete. Siin on probleem, see tuleb lahendada, sest muidu äkki mingi kaup ei liigu ühest riigist teise piisavalt hästi. Tekivad mingid probleemid. Meil on vaja probleeme lahendada ja lahendus on loomulikult see, et reguleerime seda Euroopa Liidu tasemel, ehk siis anname võimu rohkem Euroopa Komisjonile ja läbi selle anname oma jurisdiktsiooni Euroopa kohtu kätte, anname seadusandliku võimu Euroopa Parlamendi kätte ja see ongi täpselt see stsenaarium, kuhu me oleme liikunud viimase 50-60 aasta jooksul. Aga see üks idee, mis Junckeril oli siis valges raamatus, oli see, et tagasi ajalukku, mille toetaja mina täielikult olen, et kui me tahame üldse Euroopa Liitu kuidagigi säilitada, siis ainuke variant on tagasi ajalukku. Vastasel korral järgmise suurema finantskriisi või migratsioonikriisi ajal see liit lendab lihtsalt õhku. See on nagu täiesti nagu paratamatu reaalsus. Kas see juhtub 5 aasta pärast või 15 aasta pärast, see on omati küsimus. Aga ma arvan, et keegi ei kahtle, et ükski liit ei ole igavene paraku. Ja ma siis selles põhiseaduskomisjoni istungil Verhofstadtile mainisin, et miks ei ole seda valget raamatut arutatud, et võimalikke tulevikustsenaariumid, kuna ma ise olin siis selles nii-öelda koostöörühmas, mis moodustati 2016-17, kui ma olin Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riigikogus, siis mind määrati meie komisjoni poolt meie Riigikogust sinna think tanki ja ma käisin mitmeid korrad Brüsselis koosolekutel, kus siis arutati seda valget raamatut Euroopa Liidu tuleviku stsenaariumeid, mida Juncker välja pakkus. Kuid aasta 2 hiljem oli see unustatud ja keegi enam sellest mitte midagi ei rääkinud. Seega, et kas me üldse arutame ka Euroopa Liidu tuleviku konverentsil ka sellest valgest raamatust, mis oli 4-5 aastat tagasi laua peal ja millest räägiti hästi aktiivselt Junckeri ajal. Verhofstadt ütles, et ei ole mõtet mitut asja kokku segada, pole mõtet teha nii-öelda multitaskingut, nagu tema mainis. Et keskendume varem selle konverentsile
ja et valget raamatu keegi ei käsitle. Mõtlesin, no jah, okei, et mis seal ikka, kui ei käsitle, siis ei käsitle. Mis muud sel nädalal? Täna vaatasin põgusalt ka veebist Riigikogu istungit, kus on Kaja Kallase umbusaldamine. Nägin seda Kaja Kallase kaitsekõnet. See oli üpriski selline naljakas ja kentsakas, et iseenesest tore preili, aga võib-olla võiks teha midagi muud elus, kui olla peaminister, sest et ta mängib ikkagi 1,3 miljoni elanike huvidega ja julgeolekuga ja eluoluga, kui tema ametis on. Ja see, kuidas ta keskendus kogu aeg eelmistele valitsustele või eelmistele ministritele, siis vähemalt minu jaoks tundus see nagu vägagi naljakas, et mida sa keskendud eelmisele valitsusele, keskendu parem sellele, mida sina teed või mida sa ei tee. Parem ongi, kui sa mitte midagi ei tee, sest siis sa teed ka palju vähem kahju. Aga eriti minu tähelepanu pälvis üks repliik, mis puudutas välisjulgeolekut ja meie liitlassuhteid. Kuidas Kaja Kallas siis kurtis, et eelmine valitsus kahjustas kohutavalt meie liitlassuhteid. See oli jube aeg, mismoodi meie julgeolek vähenes hirmsa tempoga. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tõesti. Reformierakonna fraktsioon esitab jaanuarikuus selleks, et blokeerida ühte demokraatlikku algatust, milleks on referendum, et lihtsalt säilitada abielu staatus mehe ja naise vahel, esitab tuhandeid muudatusettepanekuid, ametlikke ettepanekuid. Ehk siis me võime teha küll nalja, aga ma ei ole väga kindel, et Venemaa suursaatkond või USA suursaatkond ja välisdiplomaadid võtavad seda väga kõva naljana, kui suurim partei Riigikogus teeb muudatusettepanekud, et võtta kasutusele näiteks rubla. Et võiks teha referendumi küsimusega, kas Eesti peaks võtma käibele rubla või et kas Eesti peaks lahkuma NATO-st. See kindlasti ei kahjusta Eesti julgeolekut ega väliskoostööd. Täiesti tavapärane asi. Lisaks ei kahjusta julgeolekut see, et Reformierakond oma täiesti absurdse eelarvepoliitikaga, kus meil on tulemas kohe hüperinflatsioon õue peale, massilise rahatrükkimise tõttu, ajab mingisugust jura, et riik on nagu perekond ja kui sa ennast üle laenad, siis sa läheb pankrotti ja ka perekond satub raskustesse, kui võtab liiga palju kiirlaenu. Vabandust, Kaja Kallas, aga äkki räägite majandusekspertidega, kellest väga paljud, ütleme enamus tõsiselt võetud majanduseksperti isegi Eestis ütlevad, et riigil on mõistlik võtta tänasel päeval kiiresti laenu, et ellu viia suured projektid, milleks on näiteks Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Pärnu, 4-realised maanteed, ehitada välja taristut, arendada meie majandust, sest et inflatsioon tuleb niikuinii. Ja siin ei kehti mingisugune perekonna eelarvepoliitika. See on täiesti ajuvaba ja absurdne suhtumine lihtsalt. Aga selle kärpepoliitika tõttu kahjustatakse ka Eesti julgeolekut ja seetõttu ka Eesti liitlassuhteid. Ehk selle tõttu, et igast kohast tuleb lihtsalt ühe kirvelöögiga raiuda kõikjalt ühesugune summa maha, arvestamata seda, et kas tegemist on Eesti kaitse-eelarvega, kas tegemist on sotsiaaleelarvega, kas tegemist on pensionitega, võetakse kõikjalt ühe palju, arvestamata, et vabandust, aga meil puudub siiamaani kesk- ja pikamaa õhutõrje. Meil puudub siiamaani piisav võimekus rannakaitseks. Meil pole piisavalt võimekust, et tegutseda merel. Ajal, kus väga selgelt on näha, et USA, Hiina ja Venemaa vahel on minemas konfliktiks suhteliselt lähitulevikus. Aga on Kaja Kallas, tore preili, oli ka 4 aastat Brüsselis, mängib printsessi ja ütleb, et ei, aga raha ei ole. Me oleme nagu perekond, kes peab oma eelarvet ajama tasakaalu ilusti. Vabandust, Kaja, aga äkki sa teeksid midagi muud elus. Ma usun, et sa oled kindlasti väga hea advokaat ja jurist. Erasektoris minna juristiks, miks mitte? Ma usun, et sa võid olla väga hea professionaal. Kuid antud eelarve küsimustes ja mis puudutab Eesti kaitsekoostööd, kaitsevõimekust ja liitlassuhted, ilmselgelt sa oled ebakompetentne. Ja rääkida eelmise valitsuse mingitest tegutsemistest, siis ma arvan, et mitte kui mõni üksik minister tegi mingisuguse avalduse kuskil raadiosaates, see kindlasti ei kahjustanud meie kaitsevõimekust nii palju, kui kahjustab see, kui palju sina tõmbad kääredega maha meie kaitse-eelarvest, mille tõttu me ei saa välja arendada elementaarseid kaitsevõimekuse ressursse ja täita neid lünkasid, mis meil täna on. Ja see on palju hullem julgeolekuoht, kui on mõne inimese mingisugune poolnaljaga öeldud väited või lihtsalt nentimine, et väga suure tõenäosusega Ameerika Ühendriikides oligi valimispettus toime pandud. Aga mis sellest ikka? Loodetavasti Reformierakond ei ole pikalt enam võimul. Kui me vaatame kas või toetusprotsente, siis Konservatiivne Rahvaerakond viimase nädala jooksul omas 25,5% toetust. Ma tänan kõiki meie erakonna toetajaid. Ka mina üritan teha siit kõik, mis võimalik, et tõestada võimalikult palju Eesti inimestele, et Konservatiivne Rahvaerakond on just nimelt see erakond,
kes seisab Eesti julgeoleku eest, Eesti liitlassuhete eest, Eesti majanduse heaolu eest ja Eesti inimeste heaolu eest. Seetõttu jaga seda videot edasi, jaga seda sõnumit edasi, räägi kindlasti tuttavatele naabritele, perekonnaliikmetele, töökaaslastele, et Reformierakond on üks kamp pätte ja petiseid ja ainukene hea erakond on loomulikult Konservatiivne Rahvaerakond. Püsige terved, nautige suve, käige ujumas. Järgmine ajal kohtume taas Brüsselist, tõenäoliselt järgmine neljapäev-reede, kui toimub miniplenaaristung siin kõikide debattide ja hääletustega. Annan teile kindlasti infot, mis on toimumas järgmisel nädalal siin täiskogu istungitel miniplenaaril. Seniks aga taas kohtumiseni ja olge muhedad.